No ma lõpuks leidsin seda üles ja mitte ainult üles leidsin seda muuseumi, aga me oleme nüüd väga kõrgele tulnud, siin on torn ja minuga koos on Tanel Veeremaa, muusikateatrimuuseumi direktor. Jah. Väga õige. Vaadake, meil on väga noored direktorid muidu. Kuidas võtta? Kuidas võtta? Aha, ta näeb välja vähemalt väga noor. Kus me praegu oleme? Praegu me oleme keskaegses tornis, et meie muuseum on ehitatud linnamüüri ja keskaegse torni külge. Et see oli vana konservatooriumi hoone, siin oli konservatoorium kunagi ja siis üle 80 aasta tagasi kolis konservatooriumi hoonesse muuseum, mis oli tollel ajal hästi pisike ja nüüd siis on konservatoorium siit välja läinud ja nüüd on teatrimuusikamuuseum terves selles majas. Mis tornis on? Kas siia ka tavaline inimene saab? No, me näeme juba, et inimesed tulevad, noored, tulge, ärge muretsege. Küll nad pärast tulevad. Nii, aga mis siin saab? Et siin on instrumendid, siin on... Ja need instrumendid on siin meil täna seoses perepäevaga, et me korraldame aastas 2 korda perepäeva. Üks on meil märtsikuus, kui on teatrikuu, siis meil on teatriteemaline perepäev ja kuna 1. oktoobril on rahvusvaheline muusikapäev, siis sellega seoses on sügisel meil muusikaperepäev. Nii et täna me oleme toonud siia tõesti erinevaid pille, et siin saab trummi proovida ja klaverit proovida ja ekraani pealt rahvapille kuulata ja mõnda rahvapilli saab ise ka siin katsuda ja proovida. Ja... Aga vaatame, leitame, katsume. Mis? No seal on jaura. Nii, ja saab katsuda ka. Jaa, seda võiks mängida ka. Nii. See on siuke ansambli juures, jah? Jaa. Kasutatakse. Annab. Aga mis on hästi uhke on võib-olla. Kahjuks mina selle läheb kätte ei saa, aga see on karjakasun. Võid proovida? Ma igaks juks ei proovi. Kas on vaja nii nagu trompetid? Jaa, ka siuke suurelt niimoodi puhutakse. On teil inimene, kes oskab seda? Meil majas on olemas muusikaosakonnas inimesed, kes oskavad mängida. Ja vahel, kuna me teeme hästi palju ka muuseumi haridusprogrammi, siis programmides kasutatakse erinevaid pille ka. Ja on rahvapillide programm, kus siis aeg-ajalt kasutatakse ka karjapasuna. Me tegime küsitluse oma projektigrupis, ehk siis Räägi minuga, seal on üle 1000 inimese, aina tuleb veel ja veel. Ja tegime küsitluse, kuhu sa meelsasti läheks, et kuhu tuleks. Ja esikoht on eesti keele häälduse avatud tund ja teisel kohal on muuseumi hariduslik programm. Ehk siis ma arvan, et see, mida teie pakute, võiks olla tõesti väga kasulik nendele inimestele, kes tahab eesti keelt praktiseerida. Aga mida saab siis? No haridusprogramme muidugi kõige rohkem, kellele meil on ikkagi selline lasteaia lõpp ja algklassid, kuna nendel on kõige lihtsam tulla oma koolist või lasteaiast välja. Et kui juba põhikool või gümnaasium on või siis juba me läheme ülikooli, et siis on juba keerulisem. Aga loomulikult on meil käinud vahel ka täiskasvanute grupid, kes on siis vaadanud, mida me kodulehekülje peal pakume. Vahel helistatakse siia, küsitakse, et meil on nii palju inimesi, et mida te meile näidata võiksite. Siis muidugi meie ekspositsioonis, mis on kõige populaarsemad, on mehaanilised muusikainstrumendid. Et neid Eesti maa peal väga palju ei näe. Mõnes kohas on üksikud pillid, aga meil on neid pille päris mitu ja neid on võimalik siis ka kuulata. Et meil on eraldi programm mehaanilistest pillidest, kus muuseumi poolt siis inimene tutvustab neid täpsemalt. Saab katsuda, proovida, jah, saab ka proovida midagi. Mulle meeldivad meie muuseum, saab katsuda ja proovida, et tavaliselt muuseum on niimoodi, et klaas on ees ja ära puutu ja jumala pärast. Aga kui saab katsuda ja proovida, ma arvan, et see on tõesti meie tulevik. Eks me tänapäeval ikka muuseumid liiguvad rohkem selle poole, kuna inimesed ootavad seda, et saaks midagi proovida, siis me peame leidma selle tasakaalu, et need vanad asjad, mis meil on, et need oleks klaasi taga, et kõrval oleks siis ka neid asju, mida tegelikult ma saan proovida. Et kui mul on klaasi taga üks pill, ma ikkagi tahaks ju kuulata, mis häält see pill teeb. Tanel, kuidas sina sattusid siia?
mina sattusin tegelikult siia, see on minul 3. muuseum, kus ma töötan. Oota, mis nende ülejäänutega siis juhtus? Kõigepealt ma üldse sattusin vabatahtlikuna kunagi tööle Vabaõhumuuseumisse. Ja see on meie lemmikmuuseum muide seni vähemalt olnud, sest me oleme vähemalt 2 korda sinna käinud, et Mihklipäeval ja siis Kala ja Sibula päeval. Ja kõikidele muuseumi töötajatele jagasime neid Räägi minuga sellise jutumullis märke. Nii, ja me kindlasti palume, et Anastasia Toopallu ka, et anname Tanelile ka. Ja perepäeva märgi kõrvale. Ja perepäeva märgi kõrvale. Tegelikult, mida mina arvan, ja küsin ka, Tanel, kas me viime teie töötajatele neid tõesti jagada? Sest see, mida me kuuleme, väga erinevat juttu, et eestlased ütlevad, et vist venelased või muukeelsed ei tahagi rääkida ja püüavad vene keeles hakkama saada või siis inglise keeles. Ja vastupidi, siis ütlevad muukeelsed, et meil ei ole kohta, meil ei ole võimalik seda keelt praktiseerida. Sellepärast, et nii kaua, kui ma panen, et nüüd Tanel on see, kes kannatab seda eesti keelt ära. et nii kui sa näed, see on hästi loomulik, sa näed, et inimene vist ei saa hakkama, eks ju, tal on natukene raske ja see läheb üle. Aga see tähendab, et see ei lähe üle. See ei lähe üle, et sa võib-olla räägid aeglasemalt, kordad, räägid lihtsamat juttu, aga sa ikkagi räägid eesti keelt ja siis mõni aja pärast küll need inimesed satuvad juba sellise olukorda, kus nad praktiseerivad ja räägivad ja see keel läheb aina paremaks. Eks ta ongi selles suhtes kahelt poolt, et ühelt poolt ka, et eestlased ise teaks, et kuidas sellisel juhul võib-olla käituda, et mitte ka nii kiiresti üle minna, aga selles mõttes, et võib-olla ka oma keelt muuta veidi lihtsamaks, et kuidas ma räägin. Et millega me muuseumides olemegi tegelenud ka juba siin mingid aastad tagasi, et koostöös keelekümbluskoolidega me tegime koos nende õpetajatega programme. Siin on midagi. Seal mängitakse praegu väntore. Vaata milline trepp. Et täitsa väikestele inimestele mõeldud trepp. Sealt juba midagi algab, juba midagi käib, aga lähme siia poole, et muidu ma täna ei kuule. Nii. Et seda lihtsamat juttu on ju, ja kas te olete ka selles programmis osalenud, kus sai oma ekspositsiooni või oma siis teenusele mingit tõlketehnikat osta või varustada ennast? Oli see? Kuidas te saate siis nende muukeelsetega siin? Misaga seotud ja meil mõned tahvelarvutid on. Seal on küll nüüd otseselt siis ekspositsioonitõlked meil arvutites. Et just ikkagi sellepärast, et kui inimene, ütleme, et tal on võimalik võrrelda siis, et seina peal on meil eestikeelne tekst, aga et ma saan vaadata tegelikult ka venekeelset teksti. Me oleme Rakvere teatris käinud, et nendel on natukene sarnane, eks ju, et nad võivad piiluda seda tõlget. Aga päris etendus on ikka eesti keeles. Aga ma katkestasin sind, et mis need teised muuseumid olid, see oli vabatahtlik Vabaõhumuuseumis, siis? No lõpuks ma juba asusin Vabaõhumuuseumis tööle ja tegelesingi tegelikult haridusega. Aga siis hakati Kadrioru pargis ühte uut muuseumi tegema, mis on Linnamuuseumi filiaal Miia Villamanda. See on minu lemmik, minu lapse lemmik. Võt seal saab vist ei ole ühtegi asja, mis seal ei saa katsutada. See ongi hands-on muuseum, et Eestis tõesti päris sellist muuseumi ei ole. Aga mis on hästi tore, et tänu sellele, et ma sinna tööle sattusin, õnnestas mul maailmas näha erinevaid hands-on muuseume. Hands-on tähendab, et sa saad katsuda tõesti asju, et see õppimine ja tutvumine siis ütleme selle temaatikaga, millega muuseum tegeleb. See käib kõik läbi siis katsumise ja mängu ja ta ongi mõeldud, et lapsed õpivad läbi mängu. Ja siis? Ja siis ma sattusin siia, kuna selle muuseumi teema on hästi huvitav teater ja muusika ja
et eks meie pind on iseenesest väike, et meil on siin 200 ruutmeetrit ekspositsioonipinda. Tegelikult suurema sorti korter. Jah, just. Aga meie muuseumikogud on Eestis suuruselt teised. Me oleme Eesti Rahva Muuseumi järel teised oma museaalide arvu poolest. Ei või olla? No siin majas me hoiame arhiivi, aga meil on väga suur pillikogu, meil on kostüümid, meil on kavalehed, plakatid. Need on meil kõik eraldi hoidlates, mis asuvad hoopis Lasnamäe alguses. Aga näidata? Sellel aastal me saime valmis pillihoidla. Meil on pillid olnud alati eraldi ruumides. Nüüd me saime ühe ruumi, kus on meil kõik pillid koos. Ja me nüüd alustame sellega, et on võimalik gruppidel registreerida